Esimene kordamisülesanne, et on vaja esitada nurk kraadides ja minutites esimene ja seos on selline, et 1 kraad on 60 minutit. See tähendab, et kui me tahame kraadides ja minutites esitada, me jagame see summa 60-ga. Ma avan praegu kalkulaator. 6 me jagame 60-ga, et täiskraadi on siin . Aga meil peab olema kraadid ja minutid, et me ei saa ainult kraadides. Kui ma nii jagan lihtsalt, siis tuleb ainult kraadides seda. Kui ma tahan kraadides ja minutites, siis ma 0,77 korrutan 60-ga tagasi ja ma saan ligikaudu 116 kraadi ja 46 minuti. Järgmine punkt on vaja ainult minutites esitada nurk. See tähendab, et ma kraadid korrutan 60-ga ja lisan juurde minutid. Siis on nurk ainult minutites. Ja see ainult kraadides nurk tähendab, et see nurk tuleb komaga. See tähendab, et 50 me jagame 60-ga. Tuleb ligikaudu 86,83 kraadi. Järgmine ülesanne on vaja lihtsustada ja lihtsustamise jaoks kasutatakse 2 valemit, üks põhivalem, et sinus alfa ruudus pluss kosinus alfa ruudus võrdub 1 ja teine valem, mis tihti kasutavad, on, et tangens alfa, see on sinus alfa jagatud kosinus alfaga. Kõigepealt lihtsustame A ja siin ma tangensi asemel panen see teine valem, et see on jagatis sinus alfa jagatud kosinus alfaga. Kosinus ja kosinus ma siin saan taandada. Siis 2 sinus alfa miinus sinus alfa võrdub sinus alfa. Ja see on kõik lihtsustatud. Nüüd B. Sinus beta korda sinus beta, see on sinus beta ruudus, seda ma üleval kirjutan. Ja siis all, see on selle esimesest valemis, kui näiteks kosinus alfa ruudus tõsta teisele poole, siis jääb paremal vasakul pool sinus alfa ruudus, aga teisel pool just see sama, mis siin on, 1 miinus kosinus ruudus. Sellepärast me võime kirjutada, et see on sinus beta ruudus. Ja kui me jagame need, siis me saame 1. Sellised lihtsamad lihtsustamised. Nüüd on natukene täisnurkse kolmnurga geomeetriad. 3. ülesanne. Mina joonistan joonist. Üks kaadit on 10,3 detsimeetri ja teine on 25 sentimeetri, see on 2,5 detsimeetri.
et ühikud peavad olema samasugused. Lahendage kolmnurk tähendab, et on vaja leida hipotenuusi. No näiteks ma seda tähistan X-iga ja nurgad alfa ja beta. No kõigepealt leiame hipotenuusi, samas kui me kasutame tangentsi, siis saab leida nurka. Siin on erinevad variandid, kuidas alustada. Kui kasutada Pythagorase teoreemi, siis saab leida hipotenuusi. X ruudus, see on 112,34 ja sellest ruudjuur, kui võtame, X võrdub 10,6 detsimeetri. Kui hipotenuus on leidnud, siis me leiame nurgad, kasutades siinus või kosinus, mis meeldib rohkem. Siinus, see on vastaskaateti ja hipotenuusi suhe ja kosinus, see on lähiskaateti ja hipotenuusi suhe. Näiteks, kui ma võtan siinus alfa, siis ma pean jagama 2,5 hipotenuusiga. 2,5 on alfa jaoks vastaskaated. Ja kui ma jagan need arvud, siis ma peale koma võtan 4 numbri. Ja alfa leidmiseks ma kasutan kalkulaatoris nuub siinus -1 ja see number, mis on leidnud. Ja alfa siis 13,6 kraadi. Beta leidmiseks kõige mugavam kasutada seos, et kolmnurgas kõik kolm nurka annavad 180 kraadi ja kuna üks nurk on juba täisnurk 90, siis muud ülejäänud 2 annavad ka 90. Siis beta see on 90 miinus alfa ehk beta on 76,4 kraadi. Vastus: puuduvad külg ja nurgad on siis sellised. Ma proovin mahutada siin 4. Võrdhaarne kolmnurk. Võrdhaarne kolmnurk. Haar on 4,7. Alusnurk on 71. Ja siin me kirjutame kõrgus. Miks seda kõrgust meil vajalik? Sellepärast, et tähistame seda H ja see alus on A, selle kolmnurga pindala on alus korda kõrgus jagatud 2. Ehk meil vaja teada A ja H, siis me saame arvutada pindalad. Pool sellest kolmnurgast on täisnurkne kolmnurk, me kasutame täisnurkse kolmnurku geomeetria. Et kui me võtame siinus 71 kraadi, siis see on jagatis H jagatud 4,7. Siis H võrdub 4,7 korda siinus 71 kraad. Arvutame seda.
Ma sain 4,44. See on siis kõrgus ja leiame selle täisnurkse kolmnurga teenekaadid. Erinevad variandid, me võime kasutada Pythagorase teoreemi, me võime kasutada koosinus. Kasutame koosinuste korda. Pythagorase teoreemi ma kasutasin kolmandas. Koosinus 71 kraad, see on a jagatud 2 pool a jagatud hipotenuusiga. A jagatud 2, see on 4,7 korda koosinus 71 kraadi. See on pool sellest alusest ja siis terve alus on selline. Siin on sentimeetrid ja pindala alus korrutame kõrgusega, jagame 2. Ma loodan, et mul on arvutused õiged. Kahega pindala on 6 ja 84 ruutsentimeetrit. Vastus. Kuna küsitud oli ainult pindala, siis vastuses me ka kirjutame ainult seda. Jällegi täisnurkse kolmnurga geomeetria. X leiame A. X on hipotenuus ja kuna antud üks kaadid, selline saab kirjutada. Ja, täisnurkse nurga tähistus mõnikord on selline nagu ruuduke. Esimeses joonises X kõige mugavam leida, kui me kasutame koosinus. 15 jagatud X-iga, see on koosinus 24 kraadi. Ja X me siin leiame, kui me 15 jagame selle koosinusega. X on 16,42 ühiku, mis siin ei tea, millised need ühikud. Ja B, jällegi X on hipotenuus, aga on antud nurk ja selle nurga vastaskaadid, siis siin on mugavam kasutada siinus. Ja X, see on 20 jagatud siinus 32 kraadi. X on siis 37,74. Edasi meil tulevad siis radiaanid. Ja radiaanid on teine nurga jaoks mõõt. Ja seos on selline, et pi radiaan sama palju nagu 180 kraadi. Ehk seda, kui on vaja radiaanides mingi nurga esitada,
siis me võtame nurk kraadides. Kõigepealt esitame seda mitte täiskraadides, aga ainult kraadides. Ehk minutit me jagame 60-ga. See on siis 36,22 kraadi. Ja koostame võrra, et me ei tea, kui suur see nurk radiaanides, siis me tähistame seda x-iga. Aga me teame, et 180 kraadi on pi radiaan ehk 3,14. X võrdub ristkorrutisega leiame x-i. See, mis ma koostasin, nimetatakse võrre. Seda me kasutame tihti ja see, kuidas ma seda võrre lahendan, see on ristkorrutis. Arvutame. Ja leiame, et nurk, mis on kraadides 36,22, radiaanides on 0,63. Proovime B. Kõigepealt esitame ainult kraadides seda. Me ei tea, kui palju radiaani see on. Aga teine ridu on täpselt sama ja ristkorrutisega pi jagatud 180 kraadi. Ja arvutame. Umbes -4 radiaani. See nurk. Ehk me kasutame selline meetod nagu võrra. Ja mitte ainult siin me seda kasutame, see on väga mugav meetod. Järgmine. Nüüd on vaja vastupidi esitada nurk kraadi mõõdus, kui on antud radiaanides. No esimene, kui koos pi antud nurk, siis me lihtsalt pi asemel paneme 180 kraadi ja esitame seda kraadides. See on 135 kraadi ja kui ei ole antud koos piiga, siis me võime kirjutada võrre, et 4,5 see on x kraadi ja siis pi see on 180 kraadi. Siin on väga tähtis, et radiaanid ühes vergus ja kraadid teises vergus. Ja ristkorrutisega leiame x-i. Nii palju kraadid. Ehk iga nurk, mis on radiaanides esitatud, saab esitada kraadides ja vastupidi. Nüüd on sektori ja sektori pindala kaare pikkus. Siin me kasutame sama meetod võrre. Kui õpikus vaadata, siis seal ka antakse mõned valemid, aga mina soovitan kasutada võrre. See on nagu paindlikum meetod ja ei ole vaja õppida juurde mingisugused valemid, need on niikuinii väga palju. Ja kaar on see joon ja kui võtta terve ringjoon,
siis ringjoone pikkus on 2πr. See on siis raadius ja kaarega siis seotud ringjoone pikkus ja me koostame võrre. Iga kaar on seotud oma nurgaga ja see nurk nimetatakse kesknurgaks. Kaar AB, sellele vastab nurk 113 kraadi. Ja tervele ringjoonele vastab nurk, täispööre on 360 kraadi. Ehk kaare AB pikkus ristkorrutisega leiame vot see on võimalik arvutada enne ühe tehega näiteks. Korda 500 ja me jagame kaar on pikkusega 985,6 meetri. Ja veel on vaja sektori pindala. Sektor on siis juba pinnatükk ja pindala siis me arvutame nii, et me kasutame terve ringi pindalat ja see arvutatakse valimiga πr ruudus. Rohkem ringjoonega ei ole seatud mingisugused valimid, et ainult need kaks kõige tähtsamad. Siis sektori pindalale, no ma niimoodi tähistan, sest et S on juba hõivatud ja sektori pindala on ka seoses nurgaga, kesknurgaga ja terve ringi pindala on siis täispööraga. Et siis S sektor võrdub 113 kraadi korda πr ruudus, ma panin juba andmed sisse. Arvutan ära. Et nii suur meetrid ruudus siin, mitte jagatud meetrid ruudus, aga kõrval mul ei ole seal ruumi, et nii palju siis ruutmeetri on see pindala. Järgmine. Värvitud osa pindalat vaja leida. Kui selle kolmnurga hüpotenuus on antud 10 ja selle ringi raadius on pool sellest AB-st, kuna AB on läbimõõt ehk diameeter ja pindala, värvitud osa pindala, see on siis ringi pindala miinus kolmnurga pindala. Ja ringi pindala
see on pi korda 5 ruudus, 25 korda 3,14. Tegelikult pi asemel pi saab jätta, pi asemel ei pea kogu aeg seda 3,14 panna. Ja kolmnurga pindala, no nagu me kasutasime, valime kõrgus korda alus jagatud 2, et see kõrgus on siin 5 ja see alus on 10. Sest et see kõrgus on sama nagu selle kolmnurga raadius. See on 25, siis pindala arvutame nii, et 78,5 miinus 25, 50,5. Järgmine on ka ringi kaarega seatud. Loeme ülesanne ja proovime äkki joonistada ka. See metronoomi pendel on siis niimoodi läheb. Ta on 20 meetri ja ta läheb siia 30 kraadi ja siia 30 kraadi ka. Et kokku see kesknurk 60 kraadi. Kui on näiteks teil arvutatud 30 kraadi jaoks, siis lõppvastus on vaja korrutada 2. Ja siis tähistame see tee, mis läbib pendel L-iga ja L-ile vastab kesknurk 60 kraadi ja tervele ringile vastab nurk 360 kraadi. L võrdub. Nii palju, et riistkorrutisega seda lahendame. See on siis 20,93 meetrit. See on siis kaare pikkuse ülesanne. Nüüd on ülesanne, mis on kolmnurga lahendamisega seotud. Me sarnane vist juba lahendasime. Siin on vaja lisajoon joonistada, kuna see maatükk, mis on antud, see on nelinurk. Meie töötame kolmnurkadega. Et me jagame see nelinurk 2 kolmnurgaks. Ja mis on vaja leida? Kui palju maksab see maatükk, aga me teame 1 hektari hind, see on 3000 ja siis on vaja seda hektarites pindalat leida. Ja 1 hektar see on 10 000 ruutmeetri. Et me kõigepealt leiame seda ruutmeetrites, pärast esitame seda hektarites ja korrutame eurodega. Meil on vaja pindalat leida
ja see pindala koosneb kahest pindalast, väike kolmnurk ja suur kolmnurk. Väikse kolmnurga pindalad saab juba leida. See on üks külg korda teine külg korda siinus 118 jagatud 2-ga. Kuidagi valesti läks siin arvutamine. See on siis esimene pindala. Ja teise pindala jaoks meil ei ole piisavalt andmed praegu. Meil on võimalik arvutada pindalat, kui me teame nurka ja küljed, mis moodustavad seda nurka, või teine variant, me võime leida kolmanda külje, ja siis Geroni valemi järgi leiame teise kolmnurga pindalat. Et leiame see külg, mis me ise joonistasime, tähistame seda x-iga ja kasutame väike kolmnurk ja koosinusteoreemi. Leiame x-i. X ruudus võrdub üks külg ruudus pluss teine külg ruudus miinus nende kahekordne korrutis korrutan. Kuna siin olid 2 miinust, siis kokku tuleb pluss x ruudus on 170 980 ja 81 ja et x leida, me võtame sellest ruudjuur. Sellest ma ei kirjuta. See on siis 3. külg ja nüüd Geroni valemi järgi me leiame teise kolmnurga pindala
Selleks me leiame selle teise kolmnurga poolümbermõõt ehk liidame kokku kõik küljed jagame 2-ga. On siis poolümbermõõt ja Jerooni valem on selline, et me võtame ruudjuur ja poolümbermõõt. Pärast võtame sulgudes poolümbermõõt miinus 1 külg, poolümbermõõt miinus teine külg ja poolümbermõõt miinus kolmas külg. Ma väga loodan, et siin enam-vähem selge. Ma proovin siin arvutada. Kuus, 8, 2, 8, 5. Ja terve pindala me liidame kokku. Mul ei ole siin ruumi seda kirjutada. Aga seda ja seda. Liidame kokku. Vot selline number tuli. See ei ole kõik, sest et nüüd me peame jagama. Me 1000-ga, me saame seda hektorites. 9,3 ja 9,3 korda 3000, mis me saame seda eurodes. 27 900 euro. See ongi meie vastus. No, selline huvitav ülesanne. Järgmine ülesanne on jälle seotud kolmnurga lahendamisega. Ja siin on kolmnurk, kus on antud üks külg, nurk ja nurk. Ja on vaja arvutada selle kolmnurga pindala. Pindala arvutamiseks on meil vaja kas 3 külje
või siis nurk ja kaks külje, mis moodustavad seda nurka. Ehk kui me teame seda külje või seda külje, siis me saame arvutada kolmnurga pindalad. Lihtsam kasutada koos nurkaga valemi ja see tähendab, et me leiame üks nendest küljedest ja leiame siis pindalad. Me võime kasutada siinusteoreemi siis, kui meil on olemas paar külg ja vastasnurk. Praegu külg on ainult see ja vastasnurka poole, aga me teame, et kõik nurgad kolmnurgas moodustavad 180 kraadi, siis kui me kaks teame, siis me kolmanda leiame, kui me lahutame 120-st need kaks. See on 65,9 kraadi. Kasutame siinusteoreemi ja koostame nagu võrre, see on ka võrre. Selle alfa siinus me jagame vastasküljega. No, leiame näiteks seda külje, siis x-i vastasnurga siinus me jagame x-iga. See on siinusteoreem. Ristkorrutisega leiame x-i. Kilomeetrid ja selle kolmnurga pindala on siis see külg, mis me leidsime, korda see külg, korda nende vahelise nurga siinus ja see kõik jagatud 2-ga. Selline vastus.